tere enne lõunat kõigile. Ja meie vaade siis tehisaru või siis tehisintellekt rakendatuna riigikaitse termini arenduse vankri ette. Pealkiri on jutumärkides. See viitab sellele, et ma tutvustan teile meie aastast projekti, selle tulemusi. See projekt praegu ka jätkub, et sellest natukese aja pärast. Lühidalt räägime siis taustast, projekti üldandmetest, prototüübi meetodist ja funktsionaalsusest ja tutvustame siis 2 uuringut, mida me tegime. Ja lõpuks väike kokkuvõte ka. Taustast kõigepealt. Kindlasti on põhiosa inimesi siin kuulnud militermist, kuulnud riigikaitse terminite arendamisest, sellest pikaajalisest traditsioonist. Olgu öeldud võib-olla siis seda, et 2017. aastal siis andis Kaitseministeerium vastutuse siis riigikaitse või ütleme siis enda valitsemisala termini arenduse eest Kaitseväe Akadeemiale ja endine Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku ja kaitsepoliitika termini komisjon sai siis muudetud sõjandusterminoloogia töörühmaks ja kuna see ampluaa või ütleme see vajalik valdkond, mida oli vaja katta, oli tegelikult ju algusest saadik kogu see riigikaitse valdkond, siis sai seda nimetust ka muudetud 2014. aastal. Ja ütleme siis militerm, jätkuvalt tegeleme sellega ja militerm oli siis ütleme minu teada kõige esimene valdkond, esimene erialakeel, mis siis äkki läks üle kanti ja selle koha pealt olime siis pioneerid. Ma ikka jätkuvalt uhkustan sellega. Ja nüüd, miks kutsusime sellise projekti ellu? Erialakeele arendamisel on üks kõige ajamahukamaid töölõike on see, et me peame otsima alginfot nende mõistete kohta. Ütleme, see säsi ehk see sisu ehk see tuum on termini töös alati tähendus ehk eriala ehk mõiste. Et see keel tuleb selle järel. Ja kõige ajamahukam töölõik siis on selgelt minu kogemuse, 20-aastase kogemuse põhjal selle alginfo leidmine erialastest materjalidest ja ütleme näiteks need ingliskeelsed dokumendid, millega terminoloogia ehk siis näiteks terminoloogia assistent meie puhul tegeleb igapäevaselt on tohutu hulk dokumente, mida ta peab siis läbi töötama või siis ka ütleme saab ka otsinguid teha, aga see on väga palju keerukam, kui saaks seda ühe otsinguga teha, et sellest me räägime, kuidas me seda tegime. Et ühesõnaga eriilmelised väljaanded, eriilmelised andmehulgad, digiväljaanded, elektroonilised andmekogud, et kõikidest nendest on siis vaja otsida seda arutelu toormaterjali ehk siis alginfot. Ja mis see alginfo on? Kõik võimalikud definitsioonid, mõistetunnused, kontekstid ja kontekstid, neid ei maksa ka alahinnata, sest tihtipeale mingi lause ei vasta defineerimisreeglitele, aga see kontekst avab selle tähenduse sisu. Nii, ja väga kiiresti siis projekti üldandmetest, vastutav täitja siis on Eesti Keele Instituudi osapool ja meie Kaitseväe Akadeemia siis ellukutsuja koordinaator ja siia on välja toodud siis sealt meie projektis siis selline natukene kantseliitlikus keeles eesmärk, aga põhimõtteliselt eesmärk täpselt sama nagu teiste igasugused suurte keelemudelite puhul, et vabastada inimtööjõudu ja teha ära need asjad kiiresti, tõhusalt ja võib-olla isegi kohati paremini, just nimelt see andmekogumine, kui teeb see tehisintellekt ja pärast te näete siis, et kas see siis täidab praeguses arenduse etapis ehk siis tehnoloogilise valmiduse tasemel 4 seda eesmärki, mida on vaja täita. Ja põhimõte siis selles, et seda prototüüpi peaks siis saama ja õige varsti ma loodan ka saab kasutada kõigi erialakeelte arendamisel. Ja see lõhuta neid sõltu keelest, et kas on eesti keel, inglise keel ja ta ei sõltu siis erialast, et siis põhimõte siis see. Ja ma annaks Sellerile siis üle praegu. Mina räägin siis meetodist ja prototüübi funktsionaalsusest. Kasutasime sellist meetod nagu RAG, mis tuleb ingliskeelsest Retrieval Augmented Generation. Eesti keeles on kasutatud ka ilusaid sõnu, näiteks päringgenereerimine või välistoeline allikapõhine genereerimine, aga RAG on minu jaoks kõige lihtsam öelda, nii et RAGist ma räägin. Põhimõte on lihtne, seda üldmudelit, neid suuri keelemudeleid, mis on juba nii-öelda eeltreenitud, mida me kõik kasutame,
täiendatakse lisaandmetega, nende andmetega, millega terminoloog igapäevaselt töötab. Ja see võimaldab siis mudelil olla targem ja genereerida kvaliteetsemaid vastuseid ja just selliseid vastuseid, nagu üks terminoloog ootab. Meie RAG, mida meie kasutasime, on naiivne RAG, neid teisi RAG-e on ka olemas, aga naiivne RAG koosneb 3 põhietapist: indekseerimine, infootsing ja genereerimine. Indekseerimises tehakse need andmed, millest me tahame seda infot leida, need vektoriseeritakse ära ja pannakse vektorandmebaasi. Kui nüüd tuleb päring kasutajalt, siis see päring samuti vektoriseeritakse ja infootsingu etapis viiakse siis need vektorkujud, andmete vektorkujud ja päringu vektorkujud kokku ja sarnasuse põhjal leitakse kõige relevantsemad tekstilõigud. Järgmises etapis need relevantsed tekstilõigud, see, kui palju neid läheb mudelisse, seda saab määrata, aga relevantsed tekstilõigud siis antakse mudelile koos viibaga või promptiga kaasa. Promptis seletatakse ära, mida mudel peaks tegema, kuidas tegema ja siis suurkeelemudel genereerimise etapis paneb kokku vastuse, kus ta ideaalis siis kasutab neid relevantseid tekstilõike ja paneb kokku sellise targa vastuse. Ja see läheb siis loomulikult kasutajale nähtavaks. Meie prototüüp, mis valmis, andmetest juba Reet rääkis, kasutasime ingliskeelseid andmeid. Suurkeelemudel, mis meil praegu seal taga on GPT-4o, see ei ole väga motiveeritud valik, aga tollel hetkel tundus, et saab hakkama ja liiga palju me selle peale ei mõelnud. Loomulikult võib uurida, milline mudel oleks kõige parem ja loomulikult saab seda ka muuta selles süsteemis. Prototüübis on tegelikult kasutajal võimalik ka natuke filtreid kasutada, ehk siis ta saab määrata, millistest dokumentidest näiteks ainult neid päringuid tehakse või millistest dokumentidest andmeid keelemudelile antakse. Neid dokumente saab valida märksõnade põhjal või nimede põhjal. Ja samuti saab mängida selle mudelisse minevate relevantsete tekstilõikude arvuga, et see võib olla 5, võib olla 20. See oleneb, millise terminiga või termini kandidaadiga me tegeleme, et mõne kohta on rohkem infot, et ei tegiks üleküllus, ei ole neid relevantseid tekstilõikega liiga palju vaja saata. Ja meil on seal tegelikult olemas ka selline ühispäringu funktsioon, et kogusime kokku mõned API-d ja võimaldab siis teha näiteks jatest ja erinevatest sõnastikest sellise ühispäringu, et ei pea mööda veebi käima ja neid erinevaid lehti otsima ja sealt päringuid tegema. Ja kasutaja saab ka siis lisada dokumente ise, kui hiljem näiteks tuleb mõni dokument, mis siis ka lisatakse sinna vektor andmebaasi ja siis saab juba see dokument ka osaks otsingutest. Dokumendi otsing, ta näeb meil välja, te ei peagi nagu nägema, mis seal kirjas päriselt on, aga ta näeb välja nagu tavaline selline chati aken meie väikses demos. Ja päringusse olemegi praegu ära määranud, et see päring võiks olla ainult see termini kandidaat. Ei ole küsimus, sõnastadki 1-, 2-sõnalise või 3-sõnalise termini või termini kandidaadi ja sealt siis juba on süsteemile tehtud promptiga selgeks, mida ta selle sisestatud päringu kohta siis ütlema peaks või välja kirjutama peaks ja toob siis praegu välja ta sõnasõnalisi definitsioone või neid kandidaate ja lisab allikaviited, pakub välja seotud termineid, täpsustab tähendusseost ja lisab allikaviited, toob välja kasutusnäited ja lisab allikaviited ja siis on 4. sektsioon, mis pakub välja lihtsalt selliseid huvitavaid märksõnu, mida terminoloog võiks edasi uurida. See ei tule nüüd andmetest, see tuleb siis mudeli enda tarkusest. Ja siin on meil ka prompti näide, et kuidas me oleme talle selgeks teinud, mida ta tegema peab, mida iga sektsiooni all seletama ja kuidas see formaat välja peaks nägema. Ja räägin ka esimesest uuringust ehk siis hindamisest.
tegime poolautomaatse hindamise, kus me võrdlesime infootsingu vastuseid, mis on siis need relevantsed tekstilõigud genereeritud vastusega, selle lõppvastusega ja tahtsime teada, et kui palju siis keelemudel vassima hakkab, ütleme nii, et kas ta paneb sinna siis juurde midagi, muudab seda alg-originaal teksti, mida terminoloog ei taha, et ta teeks. Vaatasime siis neid definitsioone või definitsiooni kandidaate ja allikaviiteid. Ja see hindamine näitas siis, et 90% juhtudest ta annab täpse selle originaalsõnastuse, ta teeb seal vigade parandusi näiteks või sünteesib mitu varianti kokku, kui see käib ühe ja sama termini kohta. Ja 99% juhtudest annab ta täpse allikaviite, et seal oli väga väiksed probleemid, mis tal oli, et pani mingi suvalise dokumendi nime, mida tegelikult ei eksisteerinud, ja ta ei muuda ka siis seda lehekülje numbrit. Ja annan Reedale tagasi. Nii, teisest uuringust. Et selle uuringu eesmärk oli siis hinnata prototüübi kasutatavust ja funktsionaalsust terminoloogi tööriistana. Ja enne kui ma seda tutvustama, paar sõna ikkagi ütlen selle keele kohta, et seda tegelikult natukene sai mul eelmises minu etapis natuke vähe kommenteeritud. Et miks see sisendkeel on nüüd ikkagi inglise keel, ma ikkagi korraks nimetan selle, et need asjad tulevad keelevälistest oludest. Et ühesõnaga sõjanduskeel ja riigikaitsekeel on üleüldse selline, kus ütleme, laenuandev keel on nagunii inglise keel, aga ütleme, neid eestikeelseid dokumente, need tõlkimist tehakse üha vähem, kuna teadupärast on meil väga tihe koostöö NATO liitlastega ja terminitöö, see algmaterjal, millega meie töörühm tegeleb, on ingliskeelne materjal, on ka eestikeelset materjali ja ka eestikeelset tekste me sinna prototüüpi lisasime. Aga praegu me need katsed tegime ingliskeelsetega, kuna see materjal on rohkem ja see info on lihtsalt palju relevantsem. Et eestikeelse materjaliga ülekandmine ei ole mitte mingi probleem, et see siis põhjendus, et miks on ingliskeelne ja sellepärast on ka see huvitav, sest inglise keele puhul on ju meil 3 koolkonda. On NATO koolkond eraldi, siis on USA ja see on Suurbritannia. Ja meie NATO liikmena oleme öelnud, et meie lähtume NATOst, aga NATO annab meile väga laiad raamid. Ja et näiteks suurtükkiväe terminoloogias meil ei ole otstarbekas võtta alati seda NATO laia definitsiooni, vaid me võtame just nimelt USA definitsioonid. See on niisugune natukene erialaspetsiifiline selgitus, aga ma leian, et see on praegu vajalik, et saada aru, miks ma räägin praegu inglise keele põhjal otsingutest. Nii, aga siis sellest uuringust. Meetod on küsimustik või oli siis küsimustik, millel palusime siis ekspertidel hinnata prototüübi seda tulemit ehk siis seda otsingut. Ja neil oli ette antud, nagu Elleri näitas, kuvad. Sellised kuvad, et siis oli see, et nad ei saanud ise mängida nende ridade arvuga. Et see kuva oli neil olemas, lihtsalt, et oleks võimalik seda uuringut paremini analüüsida, oli see kuva tähtis, aga muidugi ta siin natukene midagi mõjutas seda, et inimesed ise ei saanud mängida nende ridade arvuga, ehk selle info arvuga või info hulgaga, aga sellest ma räägin natukese hiljem. Ja millest see termini valim siis koosnes 31 keelendit. Ütlen keelendit sellepärast, et seal oli ka selliseid, oli lühendeid, miks me panime lühendi väljakirjutuse paare, vaatasime, et kuidas see prototüüp saab siis hakkama lühendi väljakirjutuse, ütleme siis lühendite šifreerimisega ja kuivõrd erinev on siis see lühendi puhul saadud info sellest termini väljakirjutusest näiteks. Näiteks see killed in action, lahingus langenu, või siis selline märksa nagu medex ja medical exercise, et siis meditsiiniõppus. Ja oli erinevusi seal, seda ma ütlen kohe. Sõna termini piiril olevaid keelendeid sai sinna pandud. Ka selliseid, mis ei ole tegelikult sõjandusterminid, kuivõrd näiteks pigem sisekaitse, siseturvalisuse valdkonna terminid. Siis selliseid spetsiifiliste alamvaldkondade termineid, mille kohta me teame, et dokumentides on vähe infot, võib olla üldse infot. No näiteks üks sellistest, kus me ei ole leidnud, huvitaval kombel on see selline väga aktuaalne mõiste nagu kaitsetahe, will to defend. Ja asi on selles, et tihtipeale räägitakse, ütleme suurtes riikides räägitakse will to fight ehk võitlustahtest ja siin hakkab mängima see keeleideoloogia ka. Et ütleme eesti keeles me oleme täna defineerinud, me oleme leidnud kontekste, oleme definitsioonid koostanud, aga ütleme selle will to defendi kohta selliseid definitsioone näiteks ei ole leidnud. Ja tahtsime vaadata, et kas siis see materjal või see masin on võimeline meil leidma neid asju, mida me ise ei ole leidnud.
nii, hindajate valim, vabandust, 3+2 hindajat, et siis 3 kaitseväelast, 3 tegevväelast ja 2 mittekaitseväelast, ehk siis sellist pool spetsialisti, terminoloogi, kes vaatavad siis täiesti terminoloogi pilguga. Aga ütlen kohe, et need 3 kaitseväelast said valitud sellised, et põhimõtteliselt tegu on välja koolitud terminoloogidega juba, nad on aastaid tegelenud selle valdkonnaga ja väga terava pilguga ka. Ühtlasi sellega see, et lisaks sellele eriala teadmisele on neil selline väga terav pilk terminoloogia suhtes siis ka. Vastus 755 ja selliseid metoodilisi õpituvastusi, mis on eriti põnev minu jaoks, et ja nagu kui nimetaks psühholoog seda või nimetaks testija, siis sellised võib-olla küsitavused või kitsaskohas uuringu disainis, mida me jällegi kontrolli all hoidsime siis testijate keeli, mida me kontrolli all hoidsime kindlate teiste muutujatega, väliste muutujatega. Et mis see siis tähendab? Et esiteks meil see liiga suur termini valim tundus, et ilmselt oli, see väsitas vastajaid, aga tänu sellele me saime ka sellise relevantsema ja valiidsema tulemuse. Paratamatu arvamuspõhisus. Et ühesõnaga, me küsisime ka näiteks seda, et kas teie arvates on selles dokumendis see definitsioon olemas. Ja inimesed arvasid, aga selleks, et me saaksime täpselt teada, me tahtsime täpselt teada, kuivõrd täpselt ta ikkagi leiab neid, siis oli vaja need üle kontrollida. Et põhimõtteliselt minu hea abiline assistent kontrollis need kenasti kõik üle. Ja sellega me siis hoidsime seda kontrolli ja seda arvamispõhisust. Kuvadest sai räägitud ja need hinnatavate väljundite järjekord oli ka see, mida sai inimene varieerida. Nii, tulemustest, ma ütlen siin nendel protsentidel väga ei peatu, aga võib-olla mis on nagu selline koht, mida tahaks eraldi esile tuua, on see, et tegelikult 65% nendest definitsiooni kandidaatidest siis olid sellised, millega eksperdi arvates saab väga hästi edasi minna. Et tegelikult see protsent on minu jaoks päris hea, sest arvestage sellega, et on ridade arv oli piiratud ja neid dokumente on tohutult palju, millest nad neid osinguid tegid 200 ringis. Mis on minu jaoks tohutult palju. ja kuna need ka nagu uue ja ütleme, neid ka saab järjest sinna sellesse juurde lisada. Siis kõik seotud terminid olid ühesõnaga seotud terminidest oli 59% asjakohased, mis on ka täiesti hea tulemus. Ja milliseid peeti asjakohatuteks? Need, mis ei olnud seotud otsitava termini või selle märksõnaga, mille polnud termini väärtust või mis olid liiga detailsed või liiga üldised. Nii, tulemused veel. Mis siit eraldi esile tuua, neid protsente jälle nagu ei hakkaks. Võib-olla kõnekas on siin see, et 90% kontekstidest olid siis sellised, mis on täielikult või osaliselt asjakohased. Ja see tulemus on ka väga hea, sest kontekst tihtipeale ikkagi, kontekstiks me peame selliseid lause näiteid, mis seletavad ka selle mõistet lahti. Et mitte lihtsalt, et suvaline kasutusnäide, vaid kontekst selgitab seda mõistet ja annab, võib-olla toetab definitsiooni, aga vahepeal tegelikult annab ka paremini isegi edasi selle mõiste sisu. Nii, ja asjakohatuid siis oli siin 3 põhiliiki. Et need, mis kitsendasid siis mõistet või juba definitsiooni väljal esitatud infot esitasid või siis olid selle mõistega liiga nõrgas seotud. Et siit ka näiteks üks õpikohti, et anda promptile siis järgmine kord niimoodi, et definitsiooni kandidaat, kui on definitsiooni kandidaadina juba lause esitatud, siis ta ei saa enam seda hiljem panna sinna. Ja plusse ja miinuseid lisasoovituste väljal, et vahva oli see, et ta esitas vahepeal selliseid lähimõisteid, selliseid mõisteid, mida võiks edasi uurida, mida ei olnud seal seotud terminite väljal antud. Et see oli vahva. Ja muidugi kriitikat oli ka, et oli liiga üldiseid neid seoseid. Uuringuid ja tähelepanekuid. Et huvitav oli see, et vahepeal see prompt või see süsteem ise muutis ta otsisõna. Et kombatant ja kombatant commander ehk siis võitleja ja siis, ma ei tea, lahingu ülem või väejuhatus on ju väga erinevad mõisted. Aga neid oli ka ainult üks.
ja kohati annab see väga vahvasti variatiivse tulemi, näiteks see main effort, millest juttu oli, see põhipingutus, et ta esineb sõjanduses 3 tähenduses, on ju, et üksuse tähendus, ehk siis põhipingutus üksus, tegevuse tähendus ehk põhipingutus, kuhu suunatakse üksusel ja põhipingutus kui tegevuse tulemus. Et ta andis kõik need 3 tähendust ilusti ära. Nii, ja vahel ta ei hakka siis ütlema, et tal ei ole seda, ikkagi, et vahel... Aga detailid on näiteks Eru aastaraamatu artiklis, et sealt vaata. Ma ise ei teagi. Nii, aga siis küsin sellise asja, võib-olla see on eelmisele kõneleja ka, et ma kujutan ette, ma ei ole ise selle ala spetsialist, aga ma kujutan ette, et võib-olla kui lasta keelemudelil näiteks mingi terminile siis selgitus või definitsioon kirjutada, siis ilmselt leksikograaf ju teab, et on olemas mingisugused reeglid, et võib-olla see lühidus võib-olla, eks ole, selgus, eks ole, võib-olla siis see, et ei selgitata seda läbi selle sama termini, ei selgitata, eks ole. Et kas selliseid asju on ka katsetatud või proovitud? Kas teie tegite midagi sellist? Anda keelemudelile ette, kuidas ta peab defineerima terminit? Jah, vastad jah? Ma arvan, et ma alustan. Et mis on terminoloogi töö üks eripärasid on see, et neid ingliskeelseid definitsioone me ei loo, on ju. Et ta peavad olema sõna-sõnalt ja see oli pigem just väljakutse, et ta annab, et kui täpselt ta esitab selle definitsiooni ja kui täpselt ta annab selle allika viite. Et nüüd järgmine etapp on see, et me laseme hakata tal looma eestikeelsete definitsioonide põhju, aga jällegi ma rõhutan sõna põhju, sest kindlasti seda inimest seal ei ole võimalik taandada. Et seal hakkab mängima see eriala inimeste teadmine ka, et kuivõrd on näiteks see või too mõistetunnus oluline, et seda näiteks seda nagu ei loodaks praeguses etapis, aga võib-olla Elari tahad täiendada midagi. Ja me ei loonud definitsioone, me eraldasime andmetest definitsiooni juba seal leiduvaid definitsioone. Aga võib-olla oskate siis kommenteerida, kuivõrd mõistlik või mõttekas see võiks olla sellised reeglid ette anda? Ei no muidugi, kindlasti maksab neid hakata edaspidi sünteesima või selliseid reegleid tegema ja sellist prompti arendama, aga praegu see suurem probleem ja suurem see töömaht, mis läheb, see põhitöömaht ikkagi oli praegu see sama asi, mida me tegime. Nii, aitäh. Praegu meil on hea pidada pisike paus.